No tere hommikust! Tšau, uus vlog. Täna on selline päev, et kõigepealt lähme tööle. Teeme ära objekt 1. Tuleme korra kodust läbi. Lähme teeme objekt 2 ja siis lähme poiss jalutab kooli. Vihma sajab, temale meeldib jalutada. Sõidan praegu mööda autodest. Hull laps. Aga ma oleks saanud ta bussi peatusest ära visata, aga ei. Aga ühesõnaga ja siis lähme kaubamajakasse. Sellepärast, et mul on siin ostunimekirjas. Siin ostunimekirjas on ka tegelikult sokid. Aga kuna ma võtsin kokku julguse ja viitsimise täna hommikul, praegu kell on 8:12, mul oli natuke aega enne minekut, siis ma sorteerisin, võtsin ette ühe meie üksikute sokkide koti. See on lihtsalt jõhker, kuidas meil tekib üksikuid sokke. No ma ei tea, kuidas on võimalik, et inimesed lähevad oma tuppa, õhtul võtavad sokid ära. Hea küll, kui nad ka pesukorvi ei pane ja näiteks, siis ikkagi, kuidas saavad üksikud sokid tekkida niimoodi? Et muidugi ideaalis nad võtaksid need ära, paneksid röösti kokku paariga, ja siis pesukorvi enne. Ma ei tea, mul oli paberkoti täis üksikuid sokke meil 5 inimese peale. Aga ühesõnaga, et ma sain sealt päris palju paare kokku, sest et ma viskasin sinna kõik üksikud, mis ma leidsin igalt poolt pidevalt. Tegelikult nagu pesin ära ja siis viskasin sinna. Nii et ühe asja saame juba ostunimekirjast maha tõmmata. 8 asja oli nimekirjas, aga nüüd ongi niimoodi, et tegelikult jäi siis 7. Aga jah, et ma tahaks mitmeid asju, vaatame nüüd jälle kõigepealt see parkimise teema. Tundub, et siin on parkimiskoht. Jackpot on iga kord, kui parkimiskoht on olemas. Nii. Hopladi, olemas. Täna on külm. Esimest korda kuidagi külm. Ja selle tõttu on nüüd see, et ma elaksin natuke about just vaatamas, aga ma tahaks endale kampsunit. Ma tahaks endale mingit siukest mõnusat sooja kampsunit. Ma nagu vaimusilmas, ma näen mingit tumepruuni, siukest šokolaadipruuni kampsunit, mis on soe. Praegu mul on mingi vana kampsun, ma ütlen, see on siuke topiline ja nõme, aga mul reaalselt ei ole siukest kampsunit, millega ma tööl saaksin käia niimoodi. Aga jah, kampsun on üks asi siis, mida ma tahaks vaadata. Siis ma tahaks vaadata neid lõhnaküünlaid, millest ma siin mingi hetk rääkisin. Ma ei mäleta eelmises vlogis äkki või selles, ma ei mäleta. Aga siis ma tahan minna Douglasesse Ideaalkosmeetikasse, sest mul oleks vaja seda puudrit, mis ei ole nii matistav, sest mul on ikkagi kuiv nahk. Tegelikult mu praegu tuleb meelde, et mul on vaja ka näo õli. Näoõli. Ma nagu uimastuskreemi alla panen lisaks niisutule kreemile, et kui ma kogu aeg olen rääkinud, et täitsa ükskõik, mis õli ma panen, kõik sobivad, siis nüüd mul oli üks, mis oli nii-öelda umbes näo, keha, juuste, kõikide asjade õli ja see ei sobinud. Mul hakkasid nagu punnid tekkima otsa ette ja ma ei saanud alguses aru ja nüüd ma katsetasin, et nüüd ma pole pannud mõnda aega ja on ära hakanud minema, et mingisugune näoõli oleks vaja. Siis ma tahaks meigikinnituspreid mingit, sest see, mis mul on praegu, ma kasutan ta ära, ega ta hea ei ole. Ma tahaks vaadata äkki neid teesärke Takost, neid odavaid või Pepkost või ühesõnaga mingist kohast. Ja siis mul on vaja võtta niisugused väiksed nagu riidest kotikesed on pakendikeskuses. Mul on vaja jagamiseks sellised väikest kotid, ma arvan mingi paar kommi sisse. Eks ma mingi hetk räägin ka võib-olla, kus ma neid jagama hakkan ja nii edasi. Aga see oleks jah kõik ja tüdrukutel tegelikult meil see lemmik pusasprii on otsas, aga ma mõtlesin, et ei, me kasutame ära need, mis meil on olemas. Mingid, mis ei ole nii head, siis kuidagi kogu aeg võtad ikka seda, mis on see parem, aga proovime siis ära ikkagi kasutada need, mis olemas on, sest nad ka töötavad.
Lihtsalt nad ei ole meie lemmikud. Ja selline shopping list meil täna on. Aga kõigepealt objekt 1, siis vaatame edasi. No tšau! Kõik objektid tehtud. Väga huvitav aeg on töö juures. Kommunikatsiooni koha pealt on väga huvitav aeg ja õpilastega saab nii huvitavaid ülesandeid teha. Aga nüüd on selline plaan. Ma olen selja tagant näha takosilti, ma jõudsin kaubamajaka juurde. Ja siin on mul siis eriti selline ametlik list, shopping list, kus ma siis juba mingid asjad olen maha saanud tõmmata. Ja ma arvan, et ma jätan siit ära ka need T-särgid. Et tundus nagu hommikul seal asju sorteerides, et äkki ei ole vaja ka neid T-särki juurde, sest ei maksa küll midagi, aga eriti mingi 3 eurot on särk, on ju. Aga ma praegu mõtlen jah, et ma ei lähe neid särke ka ostma, et ma teen lihtsaks endale, ma käin natuke ringi, vaatan, ja ma ei lähe täna neid kotikesi ka ostma, sellepärast, et lihtsalt mul on natukene liiga pea laiali otsas ja liiga palju mõtteid tööl nagu toimub hästi palju. Ja selles mõttes ma lähengi, vaatan kaubamajaka läbi, kus ma leian endale ühe mõnusa pruuni kampsuni. Kui üllatab mingi teine toon, siis üllatab. Samas ma ei kavatse ka mingi hullult kallist osta. Et kui ma ei leia, siis ma vaatan tõesti pärast sealt About You'st või kuskilt. Võtaks mõned küünlad. Sest et ma tegelikult, nüüd oleks täiesti selgeks, on ju. Et kui enne oli hullult külm ja vihmane ja nii, siis nüüd on väga ilus päike ja soe, aga ma ikkagi väga ootan tänast õhtut, sest et täna õhtune plaan näeb ette heegeldamist, lõhnaküünlaid ja teed või veini, kui tuleb isu. Ja selline hullult mõnus kodune õhtu tuleb. Ma väga ootan, seda ma ei pea homme hommikul kuhugi jooksma ka vara. Nii et lähme vaatame, kas me leiame mulle kampsuni. No tšau, mul tuli nii palju töökõnest vahepeal sisse, et ma jõudsin koju juba vahepeal. Seal juba kaubamajakas juba hakkasid tulema ja siis ma ei saanud seal eriti midagi filmida. Aga mis seal ikka sees nii väga filmida on? Aga minu jaoks ta täiesti üllatav, kui vähe terve kaubamajaka peale on šokolaadipruune kampsuneid, sest arvestades kohe on oktoober käes. Ja ma ei tea, ma ei tahtnud jälle musta ilmselt oleks leidnud on, aga ma tahtsin nagu pruuni ja lihtsalt takos olid mõned üksikud, aga need olid ka nagu dressikad tegelikult ja dressikat ma nagu ei tahtnud. Et pikalt on jah see, et ei saanud kampsunit, mina ei tea, mis saab. Võib-olla vaatan, kui ma viitsin. Ma viimasel ajal ei viitsin, ma ütlen, see aasta ma olen nii palju tagasi tõmmanud seda shoppamist, et ma ei viitsi isegi. Vanasti oli põnev, kogu aeg scrollisin mingeid e-poode ja mingeid asju vaatasin
ja aga ma nagu kuidagi ei viitsi. Aga võib-olla ma teen About You'le mingi tiiru peale ja vaatan. Äkki seal lihtsalt, ma tahtsin selga proovida. Mul on ju see, et see kampsun ei tohi kare olla. Tegelikult mulle meeldiks kõrge kaelusega, siis on eriti oluline, et ta mingi pooma ei hakka. Ja ma ei tea. Keeruline. Siis vaatasin tegelikult, mis mul ei olnud meeleski, seda mingit tassi, sügistassi ka, aga seda ma ka ei jõudnud. Tegelikult ma tahaks teekannu, ilusat teekannu hommikuti või õhtuti lastega teed juua. Aga mis ma sain on see, et ma käisin siis Peppos ja sain 2 lõhnaküünalt. Et Peppos on ju ka väga hea hinnaga lõhnaküünad, väga paljud ei lõhnanud väga tugevalt. Aga üks, mis ma võtsin, on Iiri kohvi ja see on, sorry, ma tahtsin jälle nuusutada anda, aga see on selline nagu hommikulõhn, et ma arvan, ma panengi selle hommikul esimese asi nagu ärkan, panen käima ja siis on selline mõnus, sest kohvi on siin rohkem ja Iirit on vähem. Või siin on siuke, nagu see tundub nagu siuke peilisega kohvi. Lõhn, et selles mõttes siuke mõnus hommikulõhn, aga tegelikult pärast tagantjärgi ma mõtlesin, et teine, mis ma võtsin, oli ka tegelikult pumpkin spice latte, mis on ka nagu siuke kohvipõhine, aga see tundub, ma ei tea, natuke rohkem nagu õhtul on, siis nagu natuke oleks siuke pähkline, et selle ma kavatsen täna õhtul panna. Ei ole ka nagu mega tugeva lõhnaga, aga ma loodan, et on nii suur siis äkki. Äkki on mõnus, aga ta on ka siuke kohvine ja pähkline minu arust. Mina ei tea, kõik asjad on nagu pähklised viimasel ajal, või viimasel ajal, aga praegu siin tundub nii, et vahepeal ma sain teada, ma pean homme hommikul ikkagi jooksma kuhugi, ma ütlesin just, et nii tore, et ma ei pea homme hommikul kuhugi jooksma, nüüd tuli välja, et ma ikkagi pean. Aga käisin jah, Douglasis ka, täiendasin varusid, võtsin lihtsalt, kuna need ordinary asjad on, mul on praegu kasutusel üks meigel eemalduskreem nagu. Ja need on nagu hästi ja hinnaga 100 milliliit, mis nüüd nii hästi ja 25 on see 100 milliliitrine kreem, aga tavaline niisutav kreem ja hästi niisutav. Ja selles mõttes nagu parfüüm, autoparfüüm. Ma meeldib, kui ma lähen koju konkreetselt just. Nii et ega selleks nüüd mingit vajadust ei olnud. Aga siis ma võtsin puudri, Douglase oma, sest et see oli, mitte sest et, vaid ma ei tea palju see maksis. Ma ei võtnud tšekkiga. Aga see peaks siis olema ka selline nagu jahutav ja selline vananemisvastane ja sõnaga siuke, et ma loodan, et seega ta ei ole nagu väga matistav. See oli soodukaga praegu, Douglase asjad olid selle nagu eelmise kollektsiooni või mida iganes olid mingi 25–25%. Ja siis ma sain kaasa kusjuures kingituseks 2 kreemid või 3 kreemitestrit. Siin on peale kirjutatud, mis siin sees on, et kui ma tahan ostma minna, siin on päevakreem Estée Lauder oma, silmakreem mingisugune korease ettevõte ja siis on mingisugune öökreem. Nii et ka siuke 1-2 korda kasutada, aga tean, et topsid mulle nii õudselt meeldivad. Teen need puhtaks ja pärast ma ei tea, mis ma sinna panen sisse. Ausalt reaalselt ei tea, mis ma see peaks panema. Siin mahub umbes nagu 1 nööb ühte karpi. Aga need ma sain nii-öelda kaasa kingituseks. Ja siis ma võtsin ühe meigikinnitusprei, mis peaks olema siis 19 eurot ja ta peaks nagu sellise värskendava ja natuke ta kirjutab ka, et enne ka peale lasta ja et ta peaks olema siuke, ühesõnaga mitte matt kreem. Et ühesõnaga saab peale lasta enne meigi tegemist, siis pärast ja siis päeva jooksul ka veel.
et peaks nagu värskendama. Praegu me saame kohe katsetada, vaatame nii enne. Me oleme olnud meigiga, mis see kell on? 3:30. 7:30, 8:30, 12, 13, 14, 15, 16, 8 tundi. 8 tundi meik peal olnud. Väga värskendav on küll ausalt öeldes. Lõhnab kästi ja ta peaks jah olema siuke, mis ei ole matt siis, vaid on selline. Aga mitte nagu sädelusega, ma ekstra küsisin üle. See on mingist Arteku uuest kollektsioonist. Nii et väga loodan, et see on hea ja noh, ma saan varsti juba tagasisidet anda selle kohta, et kas ta on hea või ei ole. Ja siis viimane asi on see näoõli. Et külmpressitud Rosehip Seed Oil 14 €. See on tõesti hea hind, see on nii... Viskan välja pakendisse kohe ära ka need pakid, sest ma olen ju see täiesti, võtad need karbid ära toas, siis mõtled, issand külus väike karp. Mida ma sellega teha võiksin? Ja tegelikult mingid aastad ma olen mõelnud, et ma teen nagu sellise, mul on üks puust kauss, teen nagu pakin nad ära kingituse paberisse ja panen nagu lipsud peale ja siis panen sinna kaussi nagu selliseks lauakaunistuseks. Aga see on lihtsalt, ma ei tea, nii palju neid asju. Et ma mõtlen, et äkki ma ikkagi peaks jätma. Ei, viskan ära. Viskan ära liiga palju on seda. Aga see on jah hea, ta on see, mis mul punnid tekitas näole. Tegelikult oli ka hästi sellise vedela konsistentsiga nagu. Et seda ma poest Esterit proovisin ja oli nagu siuke paksem ja mõnusam, et ma väga loodan. Ma ütlen, mul vanasti varem pole olnud mitte ühegi ka probleemi, aga see nüüd, millega mul oli probleem, oli ka küüned nahk. Ühesõnaga kõik on ja juuksed. Et sellel oli ka erinevaid Ordinaril. Osad olidki ka kõigile asjadele ja see oli konkreetselt ainult näole nagu. Nii et mul on suured lootused selle koha pealt, et see peaks nagu hästi sobima. Vot, aga nüüd ma lähen tuppa, vaatan, ma ei tea mida. Mul oli kõht nii tühi, ma ei olnud mitte midagi söönud reaalselt, või no ma ei ole mitte midagi söönud. Seepärast, et ma olen see, kes ei suuda hommikul süüa, mul läheb süda pahaks, täitsa ma mõtlen, et ma pean hommikul sööma. Ja päeva peale, tänane päev läks nii kiireks, et ma ei jõudnud süüa. Mõtlesin veel, et kaubamajakas võtan midagi, aga viitsin raha kulutada ausalt öeldes. Et kodus on ka süüa ja nüüd ma jõudsin koju, nii et nüüd ma tahakski süüa midagi. Lihtsalt, et see, et ma homme nagu pean tööle minema, see natukene võttis mul motivatsiooni maha, sest et ma olin juba arvestanud, et mul on mõnus rahulik õhtu, homme saadan kõik lapsed laiali, ise ei pea hommikul üldse juukseidki kammima ja saan natuke puhata, aga noh, ma pean minema ainult mingi pooleks tunniks, nii et, aga noh, ikkagi hommikul ikkagi valmis ennast vaja panna. Et aga ma proovin nagu süüa midagi, siis mul läheb kindlasti tuju paremaks. Ja siis ma proovin nagu ikkagi enda mõnusa õhtu teha, et nautida oma heegeldamist, nautida oma küünalt, nautida oma puhkamist. Ja siis homme, noh, mul oligi plaan. Teen kodukontorit rahulikult mingeid asju, mis on vaja teha. Aga noh. Siis võib-olla ongi hea, et kui ma lähen käin üle ära töö juures, siis tõmbab nagu sellise töömeeleolu sisse, muidu oleks hommikul jokutama jäänud. Aga siis on niimoodi, et saangi kohe ilusti produktiivne olla. Mis ennast ka hakkab mul häirima, et ma nagu mõtlen käinud selles võtmes, et kuidas nagu produktiivne võimalikult saaks olla. See veidi kinnitaja tundub, et kindlasti on parem kui see, mis mul praegu on. Ma tunnen juba, kuidas ta kinnitab. Et ei ole ju tegelikult elu eesmärk olla võimalikult produktiivne. Mis sa teed, kui sul on siuke aju, mis ütleb, et peab olema produktiivne. Võt. Aga ma lähen jah tuppa ja naudin oma õhtut ja mul on hea meel, et sa jälle minuga aega veetsid ja aitäh, et sa olemas oled ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme jälle mõne päeva pärast.
ja siis ja mul tuli nii palju töökõnesid vahepeal sisse, et ma pean minema, teen kodukontorit hästi palju, tõesti palju, et